Tere tulemast tagasi minu kanalile. Mina olen Janne ja kui sa veel ei tea, siis ma olen holistiline tervendaja, suhtenõustaja, koolitaja ja kaksikleek, kaksikhing. Ja mul oli selline mõte selle praeguse videoga teha 4 gruppi ja vaadata, mis laadi sidemega, mis laadi suhtega on tegu. Et te kindlasti olete kuulnud sellisi tiitleid nagu karmaline side, hingesugulane, kaksikleek, elupartner, määratud partner. Siis vaatame, kas vaim annab meile informatsiooni selle kohta, et mis laadi sidemega on tegu ja kas on tegemist kaksikleegi sidemega. Ja ma räägin siia alguses natuke tegelikult üldse, mis asi on kaksikleek, mis asi on kaksikhing. Sest et kaksikhing on väga keeruline, ta on tehtud väga keeruliseks. Ja väga paljud inimesed ei tea, mis ta on. Ja kes ise on kaksikleegi protsessis, ka nemad sageli ei tea, et nad on kaksikleegi sidemes või suhtes. Ma püüan võimalikult lühidalt ja võimalikult lihtsalt edasi anda. Tegelikult on meil suhted teiste inimestega, mida me võime siis liigitada karmaliseks. Karmasuhte all mõeldakse siis õppetükke. Tegelikult niinimetatud karmalised suhted õpetavad sulle alati enesearmastust. Nad õpetavad sulle eneseväärtustamist. Karmalistes suhetes on traumaside. See tähendab, et inimesed tulevad kokku enda teadvustamata tuumhaavade pinnalt. Ja ollakse selles suhtes mitte teadlikud. Et sellisi suhteid nimetatakse siis karmalisteks suheteks ja kõige suuremast, kõrgemast hingeperspektiivist lähtuvalt, millest mina teile räägin, kõik karmasuhted alati lõppevad. Iseasi, kas need lõppevad sul selle elu jooksul või kui kaua kulub, et te üksteisele annate need õppetükid ja nii kui toimub siis kasvamine, arenemine, mida kiiremini me kasvame ja arenema, seda kiiremini me tegelikult ka läbime need õppetükid ja siis võibki juhtuda, praktiliselt alati juhtubki see situatsioon, kus sa kasvad välja sellest suhtest. Et seal ei ole tegelikult energeetiliselt midagi jäänud enam õppida. Hingesugulased on sinuga sarnased hinged, sarnased inimesed, aga mitte sarnased siis väliselt pinnalt, kuigi see võib olla. Me ei räägi siin välisest silmale nähtavast, ma räägin sellel kanalil väga palju energeetikast ja mitte nähtavast tasandist. Hingesugulased, nendega sa jagad sarnaseid väärtuseid, sarnast elusuunda, sarnaseid huve. Hingesugulased on sulle meeldivad, kerged, harmoonilised sidemed. Hingesugulane on see, kes sobib sulle hästi partneriks, abikaasaks, romantiliseks afääriks, romantiliseks suhteks. Hingesugulased on ka su lapsed, vanemad, õed, vennad, sugulased, kolleegid. Ehk nad võivad olla, nad ei ole ainult romantilised suhted, vaid nad on ka platoonilised ja sugulussuhted. Nii, ehk need on siis, kui meil on suhe teise inimesega. Ja? Suhtes tuleb kokku 2 inimest. Kaksikhing on meil ainult 1. Kaksikhing oled sina ise. Ja see isik nüüd, keda sa praegu silmas pead või keda sa küsitled ja kahtled, see isik on füüsiline manifesteering sinu kõige kõrgemast minast.
Te olete üks ja sama algolemus, algenergia. Ja teil on 2 füüsilist keha. Nii et tegelikult on meil siis kõik teised inimesed, kellega meil on võimalik suhet arendada või luua. Ja on meie kaksikleek, kaksikhing, kes on teine mina. Ja kaksikleegi kokkutulek siis, mis on väga keeruline. Need, kes on kohtunud oma kaksikleegiga, nad teavad, et kaksikleegid veedavad rohkem aega eraldi kui füüsiliselt koos või suudetakse sageli seda füüsilist koosolekut hoida, säilitada väga lühikest aega. Sellepärast, et sinu kaksikleek, kaksikhing, kaksikleek, ma kasutan mõlemat sõna, on siis manifesteering kõige kõrgemast minast. Nii kui sa ei ole joondumuses oma üliminaga, kui sa langed duaalsusesse, siis sinu kaksikleek langeb lahku. Sinu kaksikleek on siis eeterkeha tasandil negatiivne polaarsus sinu hingest. Sina, kes sa kuulad, sa oled positiivne polaarsus hingest. Sinu kaksikleek on negatiivne polaarsus ühest samast algenergiast ehk hingest. Hing on 1, 2 füüsilist keha. Nii et kaksikleegi side ei ole niivõrd, ta ei ole kindlasti suhe. Ta ei ole suhe selles mõttes, millest me räägime 3D tasandil. Kaksikleegi kokkutulek on spirituaalne teekond. See on spirituaalse ärkamise teekond. Kaksikleek on spirituaalseks ärkamiseks. Spirituaalne ärkamine, lühidalt teisisõnu, on egosurm. Ego on sinu mõistus, sinu meel, sinu programmeeringud, mida sa oled kogenud siin füüsilises maailmas elades. Kui sul ei ole kasutuses veel teadvelolu, kui sa ei näe iseennast oma kõige sügavamaid kihte ja tasandeid, mis on väga enamus inimestel see nii on, kes ei ole eneserealisatsiooni teekonnal või kes ei ole enesearmastuse, enesetervenduse teekonnal, siis nad ei tea, mida nad sisaldavad. Meid on programmeeritud elama läbi meie mõistuse ja sellel tasandil ei ole sul võimalik oma kaksikleegiga kokku tulla, sest sinu kaksikleek on sinu hing. Aga kui sina elad läbi mõistuse, läbi duaalsuse, siis te ei kohtu või kui kohtute, sa ei tunne teda ära. Kui sa tunned ta isegi ära, sellepärast et kaksikleekide kohtumisega kaasneb tavaliselt kundaliini energia aktivatsioon, niinimetatud kaksikleegi aktivatsioon, ja käivitub esimene egosurm. Seega, kui sul ei ole olnud mitte ühtegi egosurma su elus, siis sa ei ole kohtunud oma kaksikleegiga. Egosurm ehk siis hingepime öö, see ei ole tavaline lahkumineku selline valu, vaid see on midagi enamat, et see on tegelikult kogu meie siis mõistuspõhise, meelepõhise programmeeringu ärakukkumine ja lahti tulek. Nii et tegelikult, kui korrektselt rääkida, siis ongi meil suhted kõikide teiste inimestega ja meie hinge kokkutulek, mis on siis võimalik läbi kaksikleegi spirituaalse teekonna. Ja sellepärast sa oled tegelikult väga suure õnnistuse saanud, kui sa oled kohtunud oma kaksikleegiga. Sest et ainult läbi koostöös sinu kaksikleegiga jõuad sa tagasi allikasse,
tagasi terviklikkusesse. Ja kaksikleek on siis see on side sinu iseendaga, see on täisringi tegemine, see on uuesti siis iseendaks saamine. Ehk siis tagasi hingetasandile liikumine. Ja minu teejuhid on mulle näidanud, et see on võimalik ainult läbi kaksikleegi sideme. Nii, aga mul on tulnud, aitäh teile, kes te olete mulle kirjutanud, jaganud tagasisidet, ma olen väga tänulik selle tagasiside ja kirjade eest. Ja mult on küsitud palju, et kas võib olla tegemist kaksikleegi sidemega. Ja sellepärast ma teengi nüüd siis 4 erinevat gruppi ja püüame hoida need hästi konkreetsed, mitte üldse väga pikad, et saada see info kätte. Vaatame, mis meil täna on siis tulemas. Ja ma ütlen võib-olla ka selle siia juurde, et ma väga usun seda, et teine inimene, keegi terapeut, selgeltnägija, kaardipanija, enamasti nad ei ole võimelised sulle ütlema, kas tegemist on kaksikleegiga. Ainult kui ta ise on kaksikleek ja ainult kui ta ise on sellel teekonnal edasi jõudnud. Mina olen ise oma kaksikleegiga tänaseks lausa abielus. Ma olen hingeliidus iseendaga ehk füüsilise manifesteeringuga minu hingest, minu kaksikleegiga. Ja ma olen jätkuvalt ise üsna tagasihoidlik selle koha pealt, et kinnitada, kas see nüüd on kaksikleek või mitte, sellepärast et see on nii sügavalt isiklik kogemus ja arusaamine. Küll aga ma saan aidata sul seda selgeks teha. Et ma võin vähemalt proovida ja siiamaani ma ei ole mööda pannud. Kaksikleekide puhul on vaja ikkagi pikemat sellist, kuidas ma ütlen, pikemat üksteise tundmist, et näha neid mustreid, mis hakkavad tekkima selles dünaamikas. Seega, kui te olete hiljuti kohtunud, siis võib olla keeruline määrata, kas see nüüd on väga keerulise karmalise mustriga või võib see tegemist olla siis sinu kaksikleegiga. Nii et tegelikult sa saad sellest teada alles siis, kui sa oled selle inimesega lahku läinud. Ja kui nüüd hakkab käivituma sinu spirituaalse ärkamise protsess ja kui nüüd see inimene mingi aja tagant, te jooksete uuesti kokku, ta tuleb uuesti su ellu, käivituvad sünkroonsused, käivituvad märgid ja kõiksugu väga kummalised meeltevälised kogemused, millest inimesed mulle kogu aeg räägivad ja kirjutavad, siis need on indikatsioonid, et sa kohtusid oma kaksikleegiga ja te põrkusite laiali. Nii, aga vaatame siis grupp number 1, hakkame pihta. Grupp number 1 on siis 13:28 on see aeg. Nii, küsime siis grupp number 1. Mis laadi suhtega on tegu? Palume informatsiooni kõige kõrgematelt valguse ja armastuse olenditelt. Kõigi kõrgemaks hüvanguks. Grupp number 1. Praegu tuleb siit, kõigepealt ma küsisin, et mis laadi suhe see on ja mis siin praegu teie energiad on. Et praegu selle suhtega siit tuleb pigem selline kergem, ebaküps suhe.
nooruslik suhe. Ma tunnen, et siin on tegemist, see inimene, kelle kohta sa küsid, ta on pigem noorem. Kui ta vanuse poolest ta ei ole nii noor, siis on ta ebaküpse nooruki energiaga. Selles suhtes on siin palju salatsemist. Siin ei räägita omavahel avatud kaartidega. Siin varjatakse oma tegelikku olemust või siis selle suhtega ei olda jõutud sellise läheduseni või sügavuseni. Siit tuleb läbi palju uhkust. See tähendab, ta on päris tugevalt uhkus ehk ego. Jah, palun väga. Grupp number 1, suure tõenäosusega on siin tegemist siis sellise õppetükiga, sellise kergema, pealiskaudsema suhtega, mis siis võib tituleerida ka karmasidemeks, aga vaatame natuke edasi. Kuula oma hingerütmi, kuulaja, sina, kes sa praegu kuulad seda ja valisid esimese grupi. Võib-olla see on osade jaoks, on see halb uudis, et tegemist ei ole siin kaksikleegiga. Võib-olla sa oled arvanud või sa oled lootnud, et selle inimesega sul on midagi sügavamat ja tähenduslikumat. Siis praegu siit tuleb läbi väga pealiskaudne energia. Siit tuleb läbi, et see inimene, kelle kohta sa küsid, tegelikult ta on seljaga sinu poole ja ta on avatud elule, oma isiklikule teekonnale ja ta on väga isekas ja ta teeb seda, mis ta ise tahab praegu, et ta ei ole pühendunud sulle. Tuleb läbi väga tugev vallalise energia. Vallaline, kes ei pühendu, kes ei ole sellises kohas üldse, kes elab läbi siis välise valideeringu, läbi oma, isegi tuleb selline ülbe nooruki, nagu noore kuke energia tuleb läbi. Ja sinu suhtes on ta seljaga, ta pigem liigub eemale sinust. Ja sina kuulaja, sa ei räägi talle samuti, sa ei ole avatud oma tunnete osas. Et karmalistes sidemetes ei piisa sellest, et sa lahkud sellest suhtest või lõpetad selle suhte. Karmalise suhte õppetükk sulle on leida üles, kus sa oled langetanud oma standardeid, kus sa ei ole olnud lojaalne oma tegelike soovide, oma hinge suhtes, kus sa oled leppinud vähemaga, kus sa oled nii-öelda oled veel selline ebakindel, teed ennast väiksemaks, sa ei kõnele oma tõde, sa ei väljenda oma tundeid, vajadusi, oma soove, sa pigistad silma kinni, see on sul kuulaja, sa väldid tõde, väldid konflikti, sa väldid ausust, läbipaistvust, siirust. Sa ei julge veel seda võib-olla oma sellelt inimeselt küsida või talle kõneleda. Ja sellepärast need karmalised suhted on väga pealiskaudsed, et siin ei liiguta sügavale. Ta teeb mingisuguseid tegusi, kui ta tahab sinuga suhelda, siis ta teeb mingisuguseid tegusi ja kuidagi võib-olla läbi teatud teenete, abistamise, sinu ellu panustamise, sellega ta tuleb alati tagasi su juurde. Aga ma ei näe siin sügavat sidet. Et see on selline pragmaatiline side, kus vaim ütlebki sulle kuulaja, et siin on vaja aeg maha võtta, panna see suhe pausi peale ja mõelda asjade järgi, mõelda üle asjade senise kulgemise osas.
mõelda läbi, mis on su järgmised sammud, mida sa tegelikult tahad. Kas see inimene pakub sulle seda, mis sa tegelikult vajad? Sul on vaja muuta siin oma nägemust sellest suhtest. Poodud mees on alistumine ja teine perspektiiv. Et vaim ütleb sulle, et sul on vaja läbi teistsuguste silmade vaadata kogu seda situatsiooni. Sellepärast, et see inimene, ta väga palju samastub ja suhestub sinuga läbi siis selliste kontrollimise, mängude mängimise. Ja siin ei ole kuigi palju autentsust. Nii, aga see on siis grupp number 1. Grupp number 1 siis oli väga konkreetne. Teie, kes te valisite, väga konkreetne. Aga liigume edasi. Grupp number 2. Grupp number 2. Vaatame, mis laadi suhe on siis sinul, kes te valisite grupi number 2. Ma nägin, et keisrinna tahtis siit välja hüpata, aga ma ei võta seda kaarti veel. Ma vaatan, kas see kaart tuleb veel läbi. Mis laadi suhtega on tegu? Siin on nüüd natuke stabiilsemad energiad kui esimeses grupis. Et siin on, tegemist on, vähemalt praegu tuleb läbi, et tegemist on määratud kohtumisega, määratud suhtega. Aga mul on praegu liiga vähe infot, et teha mingisuguseid lõplikke järeldusi. Grupp number 2, mis laadi suhtega on tegu? Peegelpilt. Nii nagu sees, nii ka väljas. Vaatame veel, peegelpilt, see viitab kaksikleegile ja jumalik naisprintsiip. Kaksikleegi protsessis kuula oma hingerütmi. Kaksikleegi protsessis on esindatud jumalik naisprintsiip, jumalik meesprintsiip, mis on kõige puhtamal kujul naisenergia ja kõige puhtamal kujul meesenergia. Nad ei ole seda kohe alguses, kui nad kokku saavad. Tavaliselt siin on üks pool siis ehk hinge positiivne polaarsus on spirituaalselt, vaimselt teadlikum pool. Ja hinge negatiivne polaarsus on hinge alateadlik pool ehk niinimetatud siis 3D tasandi, materiaalse maailma, praktilise maailmaga hõivatud kaksik. Ja selles suhtes siin selle peegelpildiga, see on minu üks kaksikleegi kaartidest. Ühtlasi saatuse ratas on märk siis määratud tsüklitest, määratud kokkusaamisest ja jumalik naisprintsiip. Et sina, kes sa praegu valisid selle grupi number 2, suure tõenäosusega see, kelle kohta sa küsid, võib olla kaksikleeg.
või siis sul on kaksikleek, aga te ei ole veel kohtunud või see konkreetne inimene, kelle kohta sa küsid, ei ole su kaksikleek. Ma tahan natuke rohkem, tahaks kinnitust saada. Vaim, anna meile palun infot selle grupi number 2. Grupi number 2 suhte kohta veel. Torn. Töönarkomaania. Kaksikleegi kokkutulek. Edasiliikumine. Ja saatan, devil ehk siis meie sõltuvused ja keisrinna. Näed, keisrinna kaart tahtis enne ka välja kukkuda ja edasiliikumine. Siin praegu mul on üks, kaks, kolm, neli, 5 kaarti, mis kinnitavad, et tegemist võib olla kaksikleegiga. Et sina kuulaja päris kindlalt sa praegu tuled läbi siit kui jumalik naise energia. See tähendab, sa oled teekonnal oma jumalikkuse suunda. Kaksikleegi naisprintsiip, kusjuures see energia ei ole seotud naissooga. On kaksikleegi protsessis mehi, kes esindavad hinge positiivset polaarsust. Ja teised kaardid siin viitavad sellele, et siin on kommunikatsiooniprobleemid, sina kuulaja, sa praegu hoidud enese väljendamisest, et sinu poolt on kommunikatsioon on blokeeritud, sinu inimene, kelle kohta sa küsid, tuleb läbi siis müntide rüütlina, maaelement, see võib olla sõnn, kaljuküts, neitsi, võib-olla, aga ei pea. Sina, kes sa kuulad, sul on siit tuleb läbi veevala ja kaksikud kaalud, aga ei pea olema. Mis aitaks teil edasi liikuda, oleks uued algused, mis on siis kõrgemalt poolt, et see grupp siin, see, mis teie suhtes toimub, on mingisugused tsüklid, mis on tüüpiline kaksikleegi suhete puhul ja see on päris tugevalt on suunatud kõrgemalt poolt, kui te parajasti olete lahus, siis see kuulub teie tsüklilisuse juurde, aga ma näen, et siin on tulemas kuhu sa lähed, eks ju, kaksikleeg tuleb alati tagasi ja kaksikleegi eest ei ole pääsu, aga siin on praegu on alla antud ja justkui see suhe on nagu lahus või pausi peal, sellepärast, et teie blokeering, üks hetk, teie blokeering on siin takistused. Takistused, konfliktid, te tunnete, et nagu mingi takistus on tee peal selle suhte kokku viimiseks ja siin oleks vaja täiesti läbi teha see karmaline tsükkel, kus te praegu olete, läbi selle, et sa joondud oma hingega, et sa joondud kõrge armastuse sagedusega, et siit tuli ka läbi, et teil on siin kõrval segajad, teiste inimeste mõju, võib-olla on siin kolmandad, neljandad osapooled ja siis teil tuleks uus tsükkel selles suhtes, aga siin on ka sõltuvused. Selle devili saatana kaardiga on siis kaassõltuvus. Mulle tundub, et sa kuulaja, sa kas ei ole täielikult vastu võtnud, et sa oled kaksikleegi sidemes ja selles elus kaksikleegi teekonnal ja protsessis. Et see info praegu võib tulla sulle ka negatiivse, nagu sellise infona, mida sa oled tahtnud ära justkui blokeerida või vältida, et see inimene, kes sulle praegu intuitiivselt mõtetesse tuleb, või siis see suhe, mille sa juba lasid nagu minna,
sa nagu oled pigem tahtnud loota, et see ei ole kaksikleek. Aga kaardid ütlevad, et sa oled kohtunud oma kaksikleegiga. Ja teil on siin olnud valusaid takistusi. No see on ilmselt olnud suhte lõpp. Mingi krahhiga. Nii et sa tunned, et sul on vaip jalge alt ära tõmmatud. Ja sa oled liikunud edasi, mis on iseenesest väga hea, aga ole teadlik kaksikleegi suhtes. Peegelpilt, mille eest ei saa põgeneda. Sinu kaksikleeg peegeldab sulle sind ennast. See, mis sa näed tema juures, mitte tervet, mitte tervenenut, on ka sinu sees, on tervendamata kohad. Nii nagu sinu sees, nii on väljas sinu kaksikleeg peegeldab sulle. Kaksikleegi suhe on kõige ausam suhe, peegeldades 100% seda, kus sa oled omaenda spirituaalsel teekonnal, kus sa oled suhtes allikaga, tõega, tingimusteta armastusega. Jah? Sellepärast, et sa oled, sinu hing on valinud jumalik naisprintsiip, jah? Nii et teine grupp on siis kohtunud oma kaksikleegiga, aga mul on tunne, et siin sa ei ole päris kindel, kes see sul on, või siis sa oled ära blokeerinud selle inimese oma elust. Sellepärast, et siin on mindud teistele teekondadele ja selles suhtes ollakse nagu natuke vähe kogenenumad või teekonna alguses. See võib olla ka, kus sa oled oma spirituaalse ärkamisega. Nii, aga võtame edasi grupp number 3. Grupp number 3. Grupp number 3, mis laadi suhtega on tegu grupil number 3? Siit tulevad nii negatiivsed mõtted tulevad läbi sellel grupil. See on selline valus lugu siin, jah? Pole oma infot veel, mis laadi sidemega on tegu. Grupp number 3, häbi. Grupp number 3. Sina kuulaja, et sul on siin mingit laadi
kas sul on ära blokeeritud, on sinu sotsiaalne elu, sa tunned, et sul ei ole nagu, sul ei ole sotsiaalset elu või sõprade, lähedaste toetust või sul on lõbu on blokeeritud. Lõbu ja elu nautimine, rõõm, huumor, hea vaba aja veetmine, et see energia on sul kuidagi blokeeritud siin. Sinu inimene on lõvienergias praegu, tugevuse energias. See tähendab, ta üritab nagu hoida asju koos, ta üritab seda suhet säilitada, ta üritab vastu pidada, hoolimata sellest, et ma näen, et siin on päris palju südamevalu, südame murdmist. Siin on blokeering on teie mõlemi väga negatiivsed mõttemustrid, te ei jälgi oma mõtteid, te lasete oma mõtetel juhtida iseennast, istudes õhtul või öösel üleval, võib-olla teil on unehäired. Ärevust tuleb siin palju, ärevushäireid, võib-olla isegi paanikat. Et ma tunnen, et siin grupis keegi teist on väga tugevalt stressis ja ärevustes praegu. Et siin on olnud siis väga valus lõpp. Mingi asi on su elus läbi saanud, sul on mingi tohutu kaotus. Sa tunned, et sa ongi nagu nuga oleks selga löödud. Ja see on põhjustanud sulle, siis siin on vanad südamevalud, südametšakra haavad ei ole tegeletud ja vabastatud mineviku lahkuminekute, lahutuste, südame murdmise blokeeringuid. Ja see siis põhjustabki seda, et te olete pidevas ärevusseisundis. Põhimõtteliselt elamine siis läbi sellise hüpererutunud närvisüsteemi. Siit tuli veel viha blokeering, häbi. Häbi on seotud meie teise tšakraga, seksuaalsusega. Häbi on seotud kõige sellega, millele me ei julge otsa vaadata, mida me ei julge tunnistada. Ma ei vääri sind. Et kellelgi on siin väärtuse nagu eneseväärtustamisega, enesekindlusega blokeering. Ava ennast, et see on siis sõnum kas kuulaja sulle seoses selle tervendust vajava südametšakraga. Et mul tuleb läbi, et siin on mitte ainult selle suhtega, vaid siin on ajalugu tervendamata südametšakrast, tervendamata suhetest. Keiser, selles kontekstis, selle grupi puhul, ma näen, et siin on liigutud maskuliinsesse energiasse läbi selle, et sa väldid oma haavatavust, väldid oma tunnete tundmist, väldid oma enda tervendamist, jah? Sellega sa blokeerid oma naiseliku energia ära. Sul on kaitsekiht ümber su südame ja sa oled läinud sellega meheliku energiasse, nagu meheliku energia kaitsekilp. Aga see kõik siin, see vajab vabastamist, see vajab tervendust. Vaatame edasi, grupp number 3.
siit ei tule, kõrget sagedust ei tule siit kahjuks läbi. Ja see ei saagi tulla, me ei saa kohtuda oma kaksikleegiga või hingesugulastega, kui me ei ole tervendanud oma südant, kui me kanname niivõrd palju valu endaga kaasas. Kui me ei ole enda tervenduse teekonda ette võtnud, siis me ei ole kontaktis oma enda tunnetega, oma enda hingega. Et siin oli tagurpidi torn, see tähendab, et sa väldid neid raskeid teemasid, sa väldid seda kõike, mida ma sulle praegu tegelikult räägin. See on sinu jaoks valus koht, sa ei taha seda tunnistada endale. Ja sellepärast see suhe või see side ta on selline ebaküps ja mis laadi sidemega on tegu? Piinlen, armastus, endasse tõmbunud, stabiilne maine, siit tuleb see maaelement ja mündid tulevad siit läbi. Et siin on fookus nagu tugevalt 3D füüsilisel materiaalsel maailmal, mitte nii väga siis sinu sisemisel tööl. Et see on sul tegelikult praegu tegemata. Võtame nende kaartidega siit. Ja siin on ebaausust, vähemalt varjamist, et jällegi nagu selle esimese grupiga natuke sarnast energiat nagu esimene grupp. Kui see on pikemaajalisem suhe, kus on ikkagi stabiilseid kandvaid vundamente ühiselt, siis on tegemist praegu lihtsalt väga raske, valusa, keerulise kriisietapiga teie suhtes. Et siin on osad, kes kuulavad, see suhe on kriisis praegu. Ja sellepärast tuleb siit läbi see praegune see energia. Grupp number 3, mis isa energia ehk meesenergia tervendus. Siit selle keisriga samuti. Ehk siin on vaja jumaliku meesenergia tervendust. Sina, kes sa kuulad seda, ma juba rääkisin sulle, kuidas sa oled vältinud oma naise energiasse minekut. Ja enesekaitseks oled sa läinud, sa oled blokeerinud oma südamekeskuse ja sa oled võtnud endale võlts meheliku energia üle. Kandes siis mulle tuleb see info, et sina kuulaja oled sellise toksilise või haavatud meheliku energia kandja praegu. Ja see tuleneb sellest, et sul on vaja siis tervendada oma suhet meesenergiaga. Sul on vaja tervendada oma suhet oma isaga. Kuidas me tervendame? Läbi andestuse. Kuidas me andestame? Aktsepteerides. Kuidas me aktsepteerime? Läbi selle, et me avame oma südame ja me teadvustame, et tegelikult enamus inimesed ei taha halba teha, vaid kõik, mis juhtub, see juhtub teadmatusest, see juhtub ignorantsusest, see juhtub sellest, et nemad ise ei ole kogenud sellist tingimusteta aktsepteerimist, hoolimist, armastust ja seetõttu nad ei oska ega tea mitte midagi muud. Ja sealt antaksegi põlvkonnast edasi, üks põlvkond järgmisele, tema annab edasi oma lastele, need niinimetatud generatsiooni traumad, haavad. Et see, kui sa pead vimma meesenergia osas
ja võtad sellega ise meesenergia rolli, see ei taga sulle edu sinu suhetes vastassooga. Ja see takistab sinu küllust, see takistab sinu elu õitsemist, see takistab sinul küllust loomist ja sellepärast, et tõeline loomine toimub alati läbi kahe meesenergia, naisenergia, nende harmoonilise koostöö. Need energiad on meie sees ja sul kuulaja, sul on vaja uurida, mis laadi hoiakud sul on meesenergiaga suhtes, mis haavad, solvumised on sul oma eksidega seoses, mineviku suhetega, aga ennekõike siis, kuidas sul on suhe meesenergiaga kogu su elu jooksul, et tervendada seda situatsiooni, seda energiat, mis siin praegu läbi tuleb. Grupp number 3. Olukord seotud abielu ja lastega. Nagu ma ütlesin, et siin osad, kes valisid selle grupi, ma tunnen, et te olete pikemaajalises suhtes ja te olete kriisis. Ja võib-olla osa sellest kriisist ongi põhjustatud, elu tuleb vahele, ja? On seotud siis ka lastega ja teiste pühendumistega. Grupp number 3. Näitan tegudega. Et siin oli vist see kommunikatsiooni, ei, sellel grupil ei olnud. Müstika, energeetika. Et sa oled võib-olla hakanud huvi tundma selliste teemade suhtes, nagu need minu videod siin. Sa oled võib-olla hakanud uurima kivide, kaartide, spirituaalsuse, metafüüsiliste valdkondade suhtes. Finantsiline ebakindlus. Sellel inimesel, kelle kohta sa küsid, ta ei tunne ennast finantsiliselt enesekindlana ja ilmselt ka sina ei tunne, et see võib olla ka nende praeguse maailma situatsiooniga seotud. Ja need 2 kaarti siin ka on seotud müntidega, rahaga või ütleme meie käega katsutava materiaalse maailmaga. Grupp number 3. Uhkus, ego ja karmaside. Nii et grupp number 3. See on sinu õppetükk, millest ma osa siis ka praegu rääkisin, mis siit läbi tuleb, mida vaim sulle tahab öelda läbi minu. Ja grupp number 3 on siis ilmselt õppetükk, elupartner või siis, kui tahate nimetada ka karmaliseks sidemeks. Nii, võtame grupp number 4. Grupp number 4. Grupp number 4, mis laadi suhtega on tegu? Siit tuleb tuleenergia tuleb läbi ja maaelement tuleb läbi. Et siin võib olla esindatud ambur, lõvi, jäär, võib olla esindatud kalade energia, võib olla esindatud sõnn, kaljukits, neitsi. Sina, kes sa kuulad, sina tunned, et selles suhtes on andmine, saamine ei ole balansis.
aga see andmine saamine ei ole sinul sisemiselt balansis. Sa tunned, et selles suhtes sa ei koge suuremeelsust, sa ei koge andmist, aga mida see ütleb sinu enda kohta? Vaata alati enne, kui sa tunned, et sind koheldakse ebaõiglaselt, siis alati enne vaata peeglisse, küsi, kuidas sinul on selle sama omadusega või selle kvaliteediga, enne kui sa lähed seda küsima või nõudma lausa, mida ma ei soovita, teiselt inimeselt. Sinu partner, kelle kohta sa küsid või kes sul mõtetes on, tulebki siit läbi tuleelemendina. Sauade rüütel on kirglik seikleja, ambur, lõvi, jäär, nagu ma juba ütlesin. Ja see suhe on sellisel kergemal lainel, mängulisemal lainel. Siin ei ole tugevat pühendumist, vähemalt veel. Ja vaim ütlebki praegu, et see sama liikumine järgmisele tasandile, et sellest rüütlist saaks sauade kuningas. Seda on vaja, et see suhe saaks edasi liikuda. Aga see energia on praegu blokeeritud. Juhtimine, visioonid tuleviku osas, teie suhte osas visioonid ja küps juhtimine on blokeeritud. Ja siin on võetud kohati nagu aeg maha selles suhtes, selle kaardiga ma tunnen, et siin on selline mõtisklemine. Järgi mõtlemine. Kuidas on siiamaani see suhe olnud? Kas liikuda selle suhtega edasi või mitte? Okei, vaatame veel siit nende kaartidega, sellepärast, et ma ei ole ikkagi vastust saanud. Grupp number 4. Ma praegu kuulen hingesugulane. Praegu, kus ma küsisin, et ma ei ole vastust saanud, tuli siit hingesugulane. Mu teejuhid, vaim ütles praegu. Grupp number 4. Jälle näitan tegudega. Sarnased kaardid tulevad siit välja. Grupp number 4. Mis laadi suhtega on tegu? Duaalsuse meister. See tähendab seda, et teil on siin takistused selles suhtes. Teil on erinevad vaatenurgad, teil on erinevad nägemused, teil on erinev arusaam asjadest. Võib-olla teie vahel on ka praktilised distantsiga seotud takistused, võib-olla kultuurilised takistused, võib-olla on vanusevahe, võib-olla on teie religiooni ja spirituaalsete vaadetega seotud takistused, võib-olla pere loomise, laste kasvatuse, laste saamise, mittesaamisega. Teil ei ole niinimetatud ühel lehel olekut või sellist ühtemoodi arusaamist, vähemalt veel mitte, see ei tähenda, et seda ei tule. Sellepärast, et selle kaardiga vaim ütleb sulle, et sinu sees on olemas võime ületada need takistused, ületada need näilised, ületamatud vastuolud. Seda on liiga palju kaarte kukkus välja, ma neid ei võtta. Grupp number 4. Kõrvalsegajad ja jutud. See tähendab, et peegelpilt tuli jällegi.
jumalik naisprintsiip. kui siit tuleb läbi kaksikleek, sellepärast jumalik naisprintsiip ja peegelpilt ja duaalsuse meister on indikatsioon kaksikleegi protsessist. kui see nii on, siis on see väga algusjärgus ärkamine. oled ainus. mulle tundub, et selle energiaga, milles su partner on olnud sellises mängulisuse, kirgliku seiklemise energias, sa oled võib-olla kahelnud, kui pühendunud ta sulle on, aga selle kaardiga on kinnitus, et ta ei suhtle, et siin ei ole praegu teisi, kuigi teised inimesed oma nõuandmiste või juttudega mõjutavad teie suhet. Ole teadlik, et me kõik oleme mõjutatavad. Millist infomüra sa lubad enda ellu? Kui palju sa arutad oma suhet teiste inimestega? Grupp number 4. Rõõm, kergus ja lõbu. Sisemine laps on esil ja vajab rahustamist ja tervendust. Kuula oma hingerütmi. Kuula, mis on sinu unikaalne ja olete lahus. Nagu ma ütlesin, ma tundsin, et siin ollakse, et siin on aeg maas selles suhtes, sellepärast, et te olete väljunud joondumisest armastusega. Et lahusolek on vaja tervendada sisemist last. On vaja leida oma elus jälle kergem olemine läbi rõõmu. Mis on need tegevused, mis teevad sind rõõmsaks, mis pakuvad sulle kergust sinu ellu? Ja hoolimata sellest, et te olete lahus, siin vaim ütleb sulle, et see inimene ei ole seotud teiste inimestega. Kuigi ma saan aru, et sa võid seda kahelda, sellepärast, et siiamaani ta on sinuga suhestunud läbi sellise mängulise energia. Mis laadi suhe see on? Mis laadi side see on? Hingesugulane. Mida ma ütlesin? Ma ütlesin, et see on hingesugulussuhe. Siin võib olla see, et sul on ka kaksikleek kusagil olemas, sest et siin tuli jumalik naisprintsiip, kuula oma hingerütmi, et sa oled hingeteekonnal, hingeteekond ehk allika poolt juhitud teekond, peegelpilt, duaalsuse meister, eks ju. Et need siin kõik annavad indikatsiooni, et see suhe, mille kohta sa küsid, see on hingesugulane, väikesel protsendil võib olla tegemist kaksikleegiga, pigem vähemusel. Ja võib olla, et see kaksikleek on sul ka kusagil olemas. Aga pigem ma lõpetaksin selle grupiga sellega, et tegemist on hingesugulusidemega. Nii, said vist kõik grupid tehtud, eks ole? 4 gruppi. Jah, aga ilusat päeva jätku teile, ma loodan, et sellest oli abi. Kui sa tahad privaatset kanaldust, privaatset kaardi lugemist, siis kirjuta mulle. Mul on praegu sooduspakkumisega on selline kiirem kaardi ladumine ja kanaldus. Kui sa tahad rohkem infot kaksikleekide kohta, siis küsi mu käest, et mul on käimas praegu kursus kaksikleegi sideme ja kaksikleegi spirituaalse ärkamise protsessi kohta. Ja ilusat jätkuvat päeva!